Nii, tervist, on Illar Kohvinaatega, praegust ma olen siin Moostes ja siis räägiks natukene Tiit Segiga siis ka eilsest peost, et eile oli Eesti oma pidu sihukese suure algustähega, ühesõnaga, et millised muljed sul sellest peost nagu on, et rahvast oli päris kenasti, ühesõnaga minu arust ja kuidas sa ise nagu siis tagantjärgi nagu pidu kokku võtaksid? Väsitav on hetkel, ütleme tunne või nii, aga jaa, rahvast oli ja see oli igati positiivne, et ikkagi tullakse ja kaugelt tullakse, nagu sa tead, siis üle Eesti tullakse kokku. Et see on ju igati, ütleme, see nagu paneb neid uusi ideid muudkui peas juurde tekitama. Et noh, rahvast oleks võinud muidugi veel natuke rohkem olla, et nuriseda saab alati, aga mis tehtud, see tehtud ja see pidu nüüd ajalugu. Ja kindlasti ka need, kes seal kohapeal käisid, need ka meeldivad enamused kaasa võtsid. Ja ma vaatan, et sul on sihukene Eiki nimeline särk, ühesõnaga, et räägi, et kas sul on päris sihuke Tiit Segiga särk olemas ka? Jaa, bändid on teinud spetsiaalselt kohe minu nimelisse särgi. Et selles ma praegu pikemalt ei peatu, aga tegelikult on natukene ikkagi ka uhke tunne, et see tohutu töö, mis ma olen nüüd aastate jooksul ära teinud, et ikkagi nagu ka olen kellelgi meelde jäänud. Et see on igati positiivne asi. Ja no ütleme, mis mul eile oli plaanis muidugi see särk oksjonile panna. Et teha sihukene vahva oksjon, igas keegi tahab, kirjutage mulle, ma võin see julgelt müüki panna. Sest tegelikult ju, olgem ausad, siis tükike, ütleme sellest, mis ma teen, ütleme ikkagi rahvast kaasa võtaks. Sest kunagi ei tea ju, et kui tervis enam ei luba ja see on lava peal midagi juba teha, siis on see praegu aastate küsimus, et palju ma ei suudan veel seda tööd teha. Ja ma vaatan, et seal on ilusti 4 CD-plaati, ühesõnaga, et sul on 4 plaati välja antud, et räägi plaatidest ka, et milline nagu esimene oli ja milline see väljaandmise järjekord nagu nii, praeguse hetkega on siis, tegeleme ju uue plaadiga. Uut materjali tuleb piisavalt palju peale, et nüüd see on, ütleme, minu lood on nüüd nagu 4 plaadi peal. Ja ma ei saa ütelda, vaata, et need 4 on nagu sihukesed plaadid, mis on ainult minuga seotud tegelikult. Ei, sest minuga seotud on ainult 2 plaati, kus siis on ainult meie lood. On see kõige esimene pääsuke, mis sai alguse Merkaloost ja siis laulus Kallis. Ja kirjutatud read. Nimeks kirjutatud read on juba selle plaadi peal. Et see oli nagu sihukene vaheplaat, mis meil oli nagu kokkuvõtte aastast 2017. Et siin plaadi peal nüüd ei ole mitte ühtegi laulu, mis on aastast 2018. Et seal on nüüd see, et 2018 aastal laulud on kogumiku peal, kus on ka teiste ansamblite esitajate laulud, loomingud, kes meiega koostööd teevad. Ja noh, välja arvuti siis tollel hetkel jäi siit välja meie nagu sõprusansambel Dark Velvet, et nemad jäid kahjuks sealt välja. Ma oleks tahtnud veel ka neid sealt peal näha. Aga no see oli hetkel nii nagu oli. Ja siis meie rahvabänd Willis Voice, kellega me koostööd teeme ja kellega me ka koostööd teeme tulevikus. Et ühe looga me käisime koos stuudios Marka Martna juures ja see laul suvelaul Merele, see on päris populaarseks saanud, see laul, kes siin plaadi peal on, sellepärast see plaat, kes siin on. Et eritame Kailo Taela. Ja, et eile ta oli super lava peal ja tänud temale, sest tegelikult ju ei oleks seda, kui ei oleks ikkagi meeskonda ja ei oleks meeskonda, kui ei oleks rahvast, et mina üksinda ei suudaks sihukest asja. Ja üks vahva plaat on loomulikult Suvelõpu Simman, ühesõnaga, kus on ka... Ja see oli nüüd siin vahepeal, see ongi kogumikplaat, et siin on nüüd siis tollel hetkel, kes meiega tollel ajal lava peal olid, kõik ilusti siin nagu ees. Ja kui mõni mõtleb, et noh, plaadid on olemas, aga kus ma neid osta saan, kui ma tahan, et mis sa neile ütled? Muidugi saab mulle kirjutada, teine variant on M1 muusikalehelt, et seal on, saab kohe osta, seal on spetsiaalne pood selleks, et seal valida endale plaate.
Virtsvoice'i plaati, mida ma soovitan kõigile väga soojalt, saate kindlasti Ailale endale kirjutada, siis saate teada, kuidas ja mismoodi seda plaati endale soetada. Et aga noh, ütleme, et peaks nagu olema ikkagi, et minu töö on ikkagi nagu vaeva näinud, et siukene tulemus on ette näidata, et see on. Ja kusjuures, no ütleme nii, et eile oli küll seal Zodiaagis pidu, aga eelmine õhtu liikus ka maal, et isegi 2 ööd pole magada saanud, ühesõnaga. No jaa, et eks ma olengi elu nagu ütleme nagu zombikini ringi, et kohustusi on väga palju, töö on palju ja samas ka ikkagi tegeled, ütleme ikkagi üritad uute laulude stuudiosse jõuda. No lihtsalt ongi jooksmist on ka nii palju, et sa ei teagi, et mis selle saavutuses hing lõpuks on. Et eks sa no mingi määral ikkagi tervisest annad sa jupi kogu aeg ära vaata, et nende üritustega. Aga noh, praeguse hetkega ma loodan, et läheb veel paremaks. Nüüd oleme Ulilas Uväias 11. mai, siis oleme ju 22. juuni juba Metsavennad ja rahvas näeb meid ikkagi, et võiks neid üritusi vaata, neid avalikke pidusid nüüd rohkem olla. Et okei, need erapeod vaata, mis on, et erapidusid on, aga ütleme avalikke pidusid võiks veel rohkem olla. Aga noh, kõik, kes tahavad, soovivad meid kuulda, siis. Ja kas sul on ka jutu või vaata selline, et südamest tuleb soov, mis sa tahaks ära öelda või midagi, mis südame peal on, et paari lausega? No see ongi, et tegelikult ütleme, kuna hetkel on väljas siukene aeg, et ütleme, võib juba ütelda, et kevad hakkab, siis ju ütleme, kui kaugel see suvigi on, et pange suveks valmis ja tundke Eestimaa suvest rõõmu, sest kui kõigil on kindlasti sellest hallist talvest juba kopp ees kõrini on ju, et külmad ilmad on ajalugu ja kütame kõik üheskoos selle suve veel kuumemaks. Ja nüüd ma ütleks siinkohal seda, et siin majas elab ka või noh, on ka Neeme Lall sõnaga, et selline poliitik, et tema on siukene üks ilus auto või masin seal all, et näitame seda ka korra, et tervitame Neeme Lalli juba ette ära, et. Ja tema on praegu Hispaanias. Hoia nii kaua oma käes, kui mul on see saapad jalga. Nii, nüüd ma olen jõudnud siit Eiki korterist siia alla maja juurde, kus on ka Edgar Savisaare sõbra Neeme Lalli selline, ma oska öelda, auto või buss või selline huvitav asi, ühesõnaga, et ja siis Tiit Eiki kiidab, et pidi olema väga tore naaber neil siin, et kui ta sealt välismaalt tagasi tuleb, et siis väga meeldiv ja abivalmis mees, nii et tervitan siitki oma poolt Neeme Lalli, nii et ole tubli ja elad toredas kohas ja kõik head teile. Illar Kohv Viinevalt.